Täna on plaanis rääkida 3D-st, et see sõna termin on käinud eelnevatel kordadel ka läbi, aga et äkki sa räägid siis lahti rohkem, et mida sa selle 3D all silmas pead? Ja ma räägin 3D-st sellepärast, et ma tegelikult tahaksin rääkida 5D-st. et loomise mõttes, et miks on see oluline. Aga selleks ma siis räägin täpsemalt lahti, mis see 3D on. Ja 3D on selles mõttes, et inimene on oma olemuselt kolmedimensionaalne olend. See tähendab seda, et tal on siis mõtted, mentaalne osa, siis tal on emotsioonid ja tal on füüsiline keha. Ja seal on ka hierarhia, et mõtted loovad alati emotsioonid ja emotsioonid siis loovad nagu selle nagu füüsilise reaalsuse. Nii, ja siis, et selleks, et nagu asi nagu õigesti töötaks, et tuleb järgida seda hierarhiat ainult puhtalt 3D tasandil, kui me ei ole teadlikud sellest 5D-st. Aga sellest puhtalt 3D tasandil me kipume looma niimoodi, et nagu füüsiliselt mingisuguseid asju, näiteks, et ostame endale ilusaid asju ja siis meil on meeldivad emotsioonid ja siis me mõtleme, et me oleme midagi saavutanud, et meil on mingi positsioon, aga tegelik loomine käib siis hoopis nagu ülevalt allapoole, sellepärast, et kui luua altpoolt ülespoole, siis see loomine on nagu väga raske, et meil on vaja teha nagu tohutuid jõupingutusi ja mis iseenesest ei olegi võib-olla nii suur puudus, kuivõrd see, et ükskõik mida me saavutame, et tegelikult see ei paku meile lõplikku sellist rahuldust, isegi kõige selle töö ja vaeva peale. Ja sellepärast on nagu siis oluline teada seda hierarhiat ja siis, kui sa veel võtad sinna lisaks selle 5D, et siis on see hierarhia täiuslik. Aga ma nüüd räägin sellest 3D-st veel, et kuidas see siis käib, et kõigepealt ma räägin siis emotsionaalsest, mitte emotsionaalsest, vaid mentaalsest tasandist, ehk siis mõtetest. Et see on siis see, et lihtsalt meil on mingisugune mõte tekib, siis meil on kontseptsioonid, siis me mõtleme igasuguste riskide peale, mis selle mõttega seoses on, siis me mõtleme, et kas seda üldse on mõtet teha, ja seal on hästi palju küsimusi, analüüsi, arutlusi, igasuguseid soovitusi, selliseid tõekspidamisi, kuidas tuleb asju teha, et nad hästi välja tuleks ja kõik see on nagu mentaalne tasand, et me alati alustame, meil tuleb kõigepealt mingi mõte ja siis me hakkame seda kavandama ja siis on mõtted sellega seoses. Nii, siis teine tasand, mis on siis nagu altpoolt järgmine tasand, mis allub siis nendele mõtetele, mentaalsele tasandile, on emotsionaalne tasand. Ja see emotsionaalne tasand on selline asi, mis tekitab tegelikult kõige rohkem nagu väljakutseid. Et kuna sellest sõltub nii palju, meil on hästi palju nagu raskusi nende emotsioonidega, sellepärast, et meil on palju nagu hirme ja siis igasuguseid selliseid destruktiivseid emotsioone. Ja miks see on siis oluline, on et see, et kui meil on palju nagu neid destruktiivseid emotsioone, siis see teeb selle loomise nagu veel raskemaks. Sellepärast, et nagu luuakse tegelikult sellise kujutuspildiga või ja mis manifesteerub. Aga nüüd on niimoodi, et kui meil on palju nagu emotsioone, mis tegelikult ootavad vabastamist, et siis meie olek või see kuidas me siis võngume või missuguses energias me oleme, et see meil ei võimalda siis nagu
manifesteerida, et meil on nagu väga raskelt tuleb see asi kätte ja siis mõned inimesed ütlevadki, mis see on, et ma siin mõtlen ja kohe nagu kõik juhtub, eks ole, teised mõtlevad, ma siin manifesteerin, käin koolitustel, mitte midagi ikkagi ei juhtu. Et tegelikult seal vahe on just nimelt selles emotsionaalses pagasis. Vot, ja siis et see emotsionaalne pagas tegelikult on siis, võib öelda, et see on nagu selline asi nagu karma. Et see loobki nagu karma. Et karma on siis põhjuse tagajärje seadus. Nii. Ja kuidas see karma siis töötab? Et kuidas on siis teada, et on selline asi nagu hea karma ja halb karma. Eks ole, halb karma on siis midagi sellist, et me kogeme negatiivseid asju. Meie elus toimuvad mingisugused negatiivsed sündmused. Ja hea karma on siis see, kui me kogeme, et meie elus toimuvad sellised head sündmused. Ja siis kui me oleme teadlikud, et siis me saame nagu, ka teadlikult teha nagu head karmat, eks ole. Nii, halb karma tuleb suhteliselt nagu automaatpiloodil. et me satume võib-olla olukordadesse, inimeste otsa, kes tekitavad meis selliseid halbu emotsioone. Ja. Aga mis see automaatpiloot üldse tähendab? Kuidas seda lahti selgitada? No automaatpiloot on selline asi, ma ütleks, et kui me oleme 5D's, meil on see teadlikkus, siis me teadlikult valime oma elu luua. Ja me oleme ka teadlikud sellest, et meie oleme ainsad oma elu loojad. Eks ole. Aga nüüd automaatpiloot on selline asi, et kuigi me tegelikult loome kogu aeg, me oleme loomise masinad, aga me ei tea, mida me loome. Ja selles mõttes see ongi nagu automaatpiloot. Ja siis lihtsalt me satume silmitsi sellega oma loominguga, et võib-olla see ei meeldi meile üldse, see, mida me oleme loonud. Nii. Ja siis sealt on nagu väga kerge minna sellesse ohvri lõksu, et eriti kui ilmselgelt keegi on meie suhtes halvasti käitunud või teinud mingit ülekohust või midagi sellist, aga karmaseadus ütleb seda, et kõik on absoluutselt õiglane. Keegi ei ole ohver. Ja isegi kui sa nüüd selles elus oled väga kena inimene ja käitud alati hästi, et siis võib su ellu tulla inimesi ja olukordi, sa lihtsalt oodad, mis toimub, et kus see tuleb. Ja siis veel mingid õpetajad räägivad sellest, et mingid peegeldustest ja sa pead nagu õppima sealt midagi. Et kuidas sellega siis on? No vot, et mõned asjad võivad olla ka eelmistest eludest ja tegelikult ütleme selle süsteemil, sellel maatriksil või üldse kogu sellel universumi süsteemil on, et teadvusel ütleme niimoodi, on ja kogu loomingul, et tal on, selle põhiolemus on armastus ja selle põhieesmärk on luua harmooniat. Nii. Ja nüüd on sedasi, et kui sinu süsteemis on mingisuguseid nagu allasurutud negatiivseid emotsioone, mis siis praktikas tekivad sellest, et sul on näiteks kellegagi olnud mingisugune raske olukord ja sa oled selle jätnud oma hinge selle solvumise või valu või viha, eks ole. Sest sa ootad, et keegi peaks nüüd sinu käest vabandust paluma ja midagi tegema, et seda muuta. Aga seda ei juhtu ja siis sa kannad seda võib-olla läbi elude. Ja nüüd on niimoodi, et mingil hetkel see siin ja praegu nii-öelda tuleb sinu ellu see olukord, kus sul on jälle võimalus tunda neid emotsioone. Nii. Ja nüüd on niimoodi, et mis on see peegeldus? See peegeldus on see, et sulle lihtsalt näidatakse. Tegelikult nad räägivad, et seal on siis, sa pead nagu midagi õppima või midagi aru saama, et seda muuta. Ma arvan, et võib-olla miks mitte, aga tegelikult põhiline asi, mida sa pead tegema, miks sulle seda peegeldust nagu näidatakse, on seda aktsepteerida endas. Et jah, et selles elus võib-olla selline käitumine, nagu sul praegu osaks on saanud, eks ole, on midagi sellist, mida sa elus pole teinud ja mida sa pead väga nagu mitte omaseks endale, kuskilt otsast ei tunne ära, eks ole. Aga võib-olla on see mingisuguses eelmises elus.
ja oled sa ise niimoodi teinud või siis kes teab, võib-olla sul on ka lihtsalt tahtmine seda nagu uurida, sa ei ole sellest teadlik ise, et võib-olla seal eludevahelises ajas oled sa võtnud endale mingisuguseid selliseid huvitavaid ülesandeid. Et siis tegelikult see, mida see peegeldus sulle näitab, on lihtsalt see, et sellest lahti lasta. Nendest emotsioonidest, mis nüüd selle halva olukorraga seonduvad. See on põhiline asi. Kuidas siis nendest emotsioonidest lahti lasta? Eelmises podcastis oli sellest rohkem juttu. Aga näiteks on selline olukord, et on see emotsioon, et keegi on ikkagi minuga halvasti käitunud ja istun siis sellega ja püüan kõiki neid meetodeid kasutada ja siis saan aru, et nagu ikka ei taha sellest lahti lasta. Et millised näpunäited siis oleks? No vot, see on nüüd niimoodi, et vot see, miks sa nagu ei taha sellest lahti lasta, on ikkagi see, et me libiseme nagu väga nagu peenelt nagu sellesse ohvri teadvusesse. Et see on selline energia, et see on meil nagu väga sisse nagu õpitud, et muinasjutus on ka alati see ohvri kolmnurk, põhimõtteliselt on siis imekaunis printsess, kes on ohver, siis kuri või see agressor on siis see lohe ja siis tuleb prints valge hobuse seljas ja päästab selle toreda noore naisterahva ära, kes alati kõik õigesti teeb. Ja siis meil on kuidagi nagu see, et me ootame siis, et kuidagi midagi väljast poolt peaks nagu lahenema, sellepärast, et võt, sina oled see ohver, eks ole, kui sinuga halvasti käitud, õiglus ja kõik siuksed asjad on ju. Ja nagu ma ütlesin, et karmaseaduse järgi on kõik täiesti õiglane ja keegi ei ole ohver. Ja nüüd siis tegelikult see, mis on see lahendus, on, et aru saada, et tõesti, et mina olengi nüüd see, kes on loonud selle olukorra. Selles mõttes, et nagu see inimene lihtsalt peegeldab mulle, aga see on nagu minu jaoks vajalik see olukord. Nii, ja kui ma nüüd püüan seda vastu võtta sellisena, et põhimõtteliselt, et ma olen teinud väga nagu halva nagu loomisvaliku. Nagu ma olen ostnud endale mingisuguseid asju, mida ma pärast vaatan, et ma ei tea, see on nagu hea mõte, et tegelikult see loomine on ka umbes samasugune. Ja nüüd, et tunnistada endale, et võt see jama nüüd, mis mu elus praegu on, läbi selle inimese, et see on minu enda looming ja et seda nüüd tuleb muuta, see tuleb muuta selle läbi, et ma tunnen lõpuni need emotsioonid või vabastan need emotsioonid ja selleks, et see juhtuks, selleks ma pean siis nagu selle nii-öelda vastu võtma, mitte talle vastupanu osutama, sest et meil on nagu inimlikult selline programm sees, et me püüdleme naudingute poole ja proovime vältida kannatusi ja selles mõttes kõik, mis on vähegi ebamugav, et seda me proovime vältida. Me ei taha seda tunda. Ja siis ongi see, et kui sa nüüd oled selles valus, et keegi on sinuga halvasti ülekohtuselt käitunud, siis sa lihtsalt proovi see ümbritseda sellise armastuse ja soojusega. Et kui sa tunned seda valu või solvumist või mida iganes, lihtsalt ümbritse sellise armastuva soojusega, võta ta nagu vastu kui enda loomingut, enda eluenergiat ja siis, kui sa sellega tõesti nagu kontakti saad, et siis sa võid isegi, ma tajun seda niimoodi, et kuidagi selle emotsiooni mingi konstruktsioon või hakkab nagu lagunema või pudenema või kokku kukkuma, mis on seotud ka siis nagu mingite mentaalsete asjadega, mingisuguste tõekspidamiste või mõtetega. Et põhimõtteliselt selle karma, siis see karma hakkab nagu pudenema. Ja kuna seda enam midagi ei ole, mis seda nagu üleval hoiaks, kogu seda karmat nii-öelda. Et mis tähendab siis seda, et veel mingisuguses elus või järgmine kord tuleb mingi sama olukord, kus me tunneme sama emotsioone.
et siis ka see emotsioon, mis on teatud laeng, et ka see vabaneb, et noh, mis annab siis ütleme sulle võib-olla elujõudu juurde, et või seal vabaneb sinu see elujõud, mida sa saad kasutada selleks, et noh, luua midagi sellist, mida sa soovid. Et selles mõttes on see emotsioonide tasand nagu tohutult oluline. Vot. Ja siis kõige nagu madalam on siis kehatasand ehk siis füüsiline tasand. Ja selles mõttes, et ka tervise mõttes, et kui sul on mingisuguseid terviseprobleeme, et siis küsi endalt, et kuidas ma tunnen, et kui sul parasjagu valutab siit või sealt. Ja siis samamoodi, et katsu siis seda vastu võtta, seda kas või seda füüsilist valu ja neid emotsioone, mis sellega kaasnevad, et võib-olla sa tunned, et see on nii ülekohtune, et sul valutab või sa tunned, et sa oled segaduses ja keegi sind nagu ei aita. Et sa oled kuidagi, noh, ühesõnaga mis iganes, et kõik need emotsioone, mida sa tunned siis ka selle füüsilise haigusega seoses. Aga põhiline on see, et aru saada, et kuigi sa ei ole sellest teadlik, aga ütleme, sa oled loonud siis selle karma automaatpiloodi läbi selle olukorra, et võtta see vastutuse, see on nagu kõige tähtsam. Nii. Kas on veel midagi, mida sa selle 3D kohta lisada soovid? No vot, praegu mul nagu rohkem äkitsi midagi nagu lisada ei ole, praegu nagu ei meenu, et võib-olla mul tuleb pärast meelde, siin ma teen uue podcasti. Et jah, et siis võib-olla liiguks selle 5D juurde. Jah, et miks see nüüd ma rääkisin sellest 3D-st, eks ole, et see on nagu see igapäevane elu, milles me siin kõik sipleme, saame nii hästi hakkama, kui me saame või halvasti. Aga siis, et miks see oluline on? Noh, et seal on siis sellest mentaalsest tasandist, mis on siis selle 3D tasandi kõige kõrgem tasand, sealt ülevalt poolt on teadvus ja teadvusest veel kõrgem on siis see mina tasand. Et mina tasand on siis selline, kus ei ole vorme ja kus me oleme, läbi selle mina kogemuse me oleme tegelikult kõik ühendatud, et kui budistid ja mingid vaimsed õpetajad räägivad, et me oleme üks või me oleme ühendatud, siis me oleme ühendatud just nagu selles mina tasandil, kus ei ole duaalsust, kus ei ole vorme. Et vormid tekivad alles siis selle teadvuse tasandil ja nüüd on see, et selle teadvuse tasandil sa saad valida ja sa saad valida luua siis kujutuspiltide läbi. Nii, ja siis sealt tekivad siis sellised nagu algsed vormid kujutuspiltides ja siis sellega kaasnevad siis mõttevormid või sealt edasi. Näiteks tuleb sulle mõte, et ma ei tea, mine Selverisse ja siis kui sul on kõigepealt see kujutuspilt, et mida sa tahad luua ja siis tuleb mõte, et lähed Selverisse ja siis sa saad nagu, ütleme, see on nagu juhendamine, et kui sa lähed Selverisse, sa saad võib-olla mingisuguse info, kuuled kedagi rääkimas või näed midagi seal, et sa saad sealt edasi liikuda, kuidas seda oma visiooni siis hakata nagu ellu viima. Ja siis sealt on siis ka need emotsioonid on ka vormid tegelikult, vormiline maailm, et sealt on siis mingisugused, sellega kaasnevad siis mingid emotsionaalsed vormid ja kuni see siis, võib-olla see on nagu hea meel, et loomine on nii lihtne ja selline, kõik läheb nagu ludinal, et erilist pingutust ei ole. Ja siis sa teedki selle ära ja siis see maandubki siia füüsilisse reaalsusesse, et see on siis nagu see õige selline hierarhia ülevalt allapoole ja seda nimetatakse siis ka pingutuseta loomiseks või väiksema pingutusega loomiseks. Sest kui sa lood sealt altpoolt ülespoole, siis on see hirmus punnitamine. Ja põhiline miinus on siis see, et ükskõik, kui vägevalt sul õnnestub luua ja kui raskelt suure pingutusega, et ikkagi see lõpuks ei ole rahul. Et see rahulolu on suht lühiajaline, et siis nagu inimene tahab kogu aeg nagu midagi rohkemat, et
et see 3D tasandi elu nagu kunagi ei paku sellist lõplikku rahulolu. Alati on midagi puudu, aga puudu ongi just nagu see 5. dimensiooni olek, et kus me oleme siis armastuses ja võiks öelda siis ka õndsuses ja rahus. Et ja seal ei ole midagi, kui me loome 5D, meil ei ole nagu midagi kaalul. Et kui me loome ainult puhtalt 3D süsteemis, siis meil on alati tohutult midagi kaalul. Äkki jäävad rohkem, et kuidas seal 5. tees siis midagi kaalul ei ole? No lihtsalt sellepärast ei ole kaalul, et sul ei ole neid emotsioone. Vaata, ma rääkisin eelmine kord sellest, et kui sa tahad, mida suurem soov sul on, seda hullemini sul on, sa tahad seda, see himu on metsik, eks ole. Samas on tohutu hirm, et ma ei saa, on ju. Aga 5. dimensioonist sul ei ole seda võitlust nii-öelda. Sul on nagu see, et lihtsalt sul tuleb idee, et võib-olla oleks tore midagi luua ja siis sa lood selle ja samas see ei ole nii oluline või selles mõttes, et lood või loo, midagi nagu ei ole kaalul. Et sellest, et kui me siin 3D-s loome, siis me loome nagu sellest, et midagi saavutada või olla tähtis või siis saada nüüd mingisuguse, ma ei tea, näiteks maja, et oma elamistingimusi parandada, et seal on nagu midagi kohutavalt kaalul, tohutult kaalul meie perekonna heaolu, et me tahame pakkuda nagu oma perele näiteks selliseid häid tingimusi. Ja siis kõik see pinge ja ärevus, et kuidas ma ikka sellega hakkama saan. Aga 5D-s sa saad aru, et sa oled looja, sa võid luua mida iganes. See ei ole nagu mingi teema, et see on nagu võib-olla natuke sedamoodi, et ma ei tea, kas ma söön nüüd täna hommikul, teen putru endale või praen muna või keedan või vahet ei ole tegelikult. See 5D asi nüüd tundub küll palju põnevam. Jah. Kuigi jah, et siis võib küsimus tekkida, et miks üldse luua, kui sellest midagi ei sõlta, aga kaalul ei ole. Nojah, ega see ongi tegelikult selline lõks ka 5D-s, et kui sul on kogu aeg nagu väga tore ja sul on nagu kõik on selline chill, eks ole, sul on kõik nagu olemas, ega siis nagu tõesti, milleks üldse luua, on ju. Aga et siis on see, et kuna sa oled siin 3D-s, et võib-olla lihtsalt harjutada oma loomisoskust. Et lihtsalt mängu mõttes, see ongi nagu mäng. Et kui sellest puhtalt 3D-s me tajume, et elu on tohutult pingeline ja raske ja meil on vaja siin tohutult pingutada, et üleüldse kuidagi ellu jääda, on ju. Et siis 5D-s jah, et see minaolekus ongi niimoodi, et su fookus põhimõtteliselt on siis nagu lahustunud, et sul ei ole nagu väga midagi plaanis, et sa puhkadki. Et kui sul nagu tekib siis mingisugune teadvuses mingisugune selline liikumine, et sa tegid mingi idee või selline kujutuspilt, et mida ma tahaks luua, et siis läheb see nagu käima. Et see on sama teema, eks ole, et mis öeldakse, et Jumal, et miks ta selle maailma siia lõi ja et mis nagu selle mõte on, et ma arvan, et Jumal võib-olla tahab ka kogeda, eks ole. Või tegelikult meie olemegi nagu see mõnes mõttes need jumalad ka, et me oleme selles jumalikus loomisenergias, et me lihtsalt kasutame seda, et see on meile kättesaadav 5D-s. No nii, see 5D asi on ikka järjest põnevamaks läheb, et ma arvan, et sellest tuleb kohe mitu uut podcasti. Aga et kas on veel täna lõpetuseks sellele teemale lisada või? No ma tänaseks lõpetaksin, et ma arvan, et me oleme siin nüüd piisavalt selliseid huvitavaid mõtteid väljendanud, et mis võib-olla mõnedele väga meeldivad, teised väga tahavad vastu vaielda. Aga siis ongi huvitav, et võib-olla siis kommenteerite ja et annate teada, mis mõtteid see teist tekitas.
okei, aga järgmise korrani.